Just hetk tagasi anti siin minu selja taga Tamule järvel start 20. korda toimuvale Võhandu paadimaratonile, millest sellel aastal võtab osa ka rekordarv inimesi. Täitsa rekord, jah. Et jäänud hetkel veel küll vastuse võlgu, kui palju ja mis numbrid, aga rekord igal juhul. Milline see rada sellel aastal oli, et igal aastal on ta hoopis eriline? Seda ta on. Sel aastal on veetasemega nii nagu on. Vesi on madal, kive on palju, sellest on kivid kõik näha. Sõit on kindlasti aeglasem ja märksa rohkem tuleb slaalomit sõita. Aasta-aastalt on järjest rohkem ka välisvõistlejaid. Kui palju, mitu riiki sellel aastal osaleb? Kokku on siis 30 riigist osalejaid, et päris rahvusvaheline seltskond. Väga hea meel on, et eurooplased on tugevalt meid leidnud. Et Portugalist, Prantsusmaalt on väga kõvad tiimid siin, Tšehhi, Taani, Norra, Rootsi, et Võhandu maraton on maailmas märgatud maraton. Juubelimaraton meelitas jõe äärde kaasa elama ka meeletu rahvamassi, mis tekitas liikluses parasjagu kaose. Kuid kord aastas ei torise selle üle mitte keegi. Tegelikult on, ma tahaksin tänada kõiki nii-öelda kalda elanikke, et ilma nagu teie toetuseta ja et oleks väga raske. Kõige kiiremat sõitu tegid Võhandu juubelimaratonil leedukad, kuid nemad sõitsid 300 paadiga ja väljaspool arvestust. Klassivõidu võtsid sellel aastal eelmise aasta teised tsehhid ja teiseks tulid eelmise aasta võitjad prantslased. Kolmandana tuli üle finišijoone Rootsi võistleja ning kiireimad eestlased ja naisteklassi võitjad tulid finišisse 4. Ei ole kohale jõudnud. Sõidu mõttes aja kulg läks, ajataju mõttes läks väga kiiresti, aga lõpp oli raske. No, kuidas sellel aastal rada üldse tundus? Eks see vesi oli üsna madal, aga me olime enne korralik eeltööd teinud, et teadsime, kust peaks minema. Kas kuum ilm aitas kaasa või pigem küttis ikkagi liiga kuumaks? Meie jaoks tegelikult oli soe, vesi on ju külm, vesi muudkui kastab ja see kuum ilm, lihase hoidis soojas, nii et sellepärast me sihukese hea liikumise kätte saimegi.